Nendele juhtidele, kes on harjunud liikluses võib-olla sõitma kiiremini kui lubatud, algas tänane hommik Raplamaal natukene ebameeldiva üllatusega. Tervist, Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Janno Toobi, kuhu kiirustate? Et seal on asula märk on, mis ütleb, et 50 on lubatud. Teie kiirus 64, see on natuke liiga palju. Ja, et alustasime siis täna esmaspäeva hommikut Aespa piirkonnas Kohila vallas kiirusreidiga. Kuna on tulnud hästi palju kaebusi seoses Rail Baltica ehitusega, et siis täna hommikul otsustasime kontrollida ja tõesti 3 tunni jooksul avastasime päris mitmed kiirusületajad, kes siis said ebameeldiva üllatuse osaliseks hommikul. Oi, see tagant tuleb palju parem lennuki. Oi, 92! No, enamjaolt sõideti ikkagi 21–40 kilomeetrit tunnis oli see kiirusületus, mis meie siis siin tuvastasime. Ja peab ka tõdema, et enamus olid kohalikud elanikud. Kuidas sellega on? Nii nagu teie äärde mõõtma minnakse, siis ikka inimestel on jalg raske? Ja, et olenemata sellest, kas me oleme värvides, ilma värvideta, alati on kiirusületajaid. Selline kiirusületus inimestel on igapäevane ja neid leidub kahjuks väga palju. Mis inimesi ees ootab, kui nad ikkagi siin 20–30 kilomeetrit asulas sees kiirust ületavad? Et see on trahv on vist päris korralik. Ja, et 21–40, mis meil siis siin täna see enamlevinud rikkumine oli, et sellest on karistus kuni 800 eurot ja korduvatel juhtudel on ka võimalus siis ära võtta juhtimisõigus lisakaristusena. Ma sain 73. 77. No siin juhte pandi puhuma ka, kas täna hommikul roolijoodikud ka tuli? Ja, et täna hommikul siis põhirõhk oli kiirusel, aga ikkagi pöörasime tähelepanu ka siis juhtide kainusele. Reidi ajal ühtegi joobesjuhti me ei tabanud, küll aga Kesk-Eesti territooriumil siis nädalavahetusel juhtus 2 liiklusõnnetust. Mõlemas õnnetuses oli siis osaline põhjustaja joobesjuht. No kohe, kui oli lõppenud kiiruse mõõtmise aktsioon, sai politsei aga äreva teate ning tuli tormata juba edasi Türi-Rapla teele, kus oli toimunud raske liiklusõnnetus. Mis politseile teada on, mis siin juhtus? Ja, et kella 10:26 ajal laekus siis politseisse teade, et Tallinn-Rapla-Türi maantee 64. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgu oli info, et osalenud 2 veoautot. Koha peal siis selgus, et osalenud õnneks on ainult 1 veoauto koos Haagisega. Kannatada keegi ei saanud, et siis Haagise või veoauto juht kaotas veoauto üle kontrolli ja siis veoauto lõpetas kraavis ja Haagis paiskus siis maantee peale külili. No millest selline õnnetus juhtuda võib? Kas valesti valitud sõidukiirus, kõrvalised tegevused, et sealt poolt, kust veoauto tuli, on ka järsk kurv. Tee on hea, libeda ei ole. Mida paneme inimestele südamele? Et sõidukiroolis kindlasti kõrvaliste tegevustega tegelemine tuleks ära jätta ja alati tuleb valida siis teeoludele ja ilmastikule vastav sõidukiirus ja arvestada tuleb ka siis sõiduki eripärasid ja ka enda kogemusi.